Kell 7 alustab lustlik ennustamissaade, mida toob aasta 2026, kus osalevad meie ennustajad, oma ala asjatundjad ja seltskonna tähed, kes otsivad vastuseid näiteks küsimustele. Kas uuel aastal oleme rikkamad, kuidas läheb Eestil Eurovisioonil, kas valitsus hakkab tegema targemaid otsuseid? Ma näen seda, et suvel Zelenski ja Putin saavad vabaks. 8:30 algab suur aastalõputrall erisaates Märgatud Eestis, kus armastatud saatejuht Taavi Libe läheb külla oma saate kangelastele. Luule, sinu peamine probleem on seotud kaevuga, nagu ma aru saan või? Kaevu mul ei ole, see varastati ära. Kaev oli mul siin samas külmkapis. 9:30 alustab suur paroodiasaade, see aasta kõlab tuttavalt, kus kuulsused annavad lauldes aru, millega nad lõppeval aastal hakkama said. Kõige suurem kunst, millest aru ei saa, kust leida rahakraan vabal võlgade maal. Erisaade see aasta kõlab tuttavalt palju nüüd TV3 ja Tallinna Ülikooli Balti Filmi Meedia Kunstide Instituudi teleeriala magistrantide koostöös, keda juhendab tunnustatud teleprodutsent Kaupo Karelson. Meil on siin lõpus paroodiasaade, teeme ühiskonnakriitilisi numbreid. Meil tuleb lavale hästi palju ägedaid ja tublisid tantsijaid ja A-klassi artiste. Mina isiklikult olen superelevil, et näha Jüri Ratast ütlemas 6-7. 6-7? Väärab terve ruum. Ja mina tegelen rekvisiidiga ja mina näiteks tegin puupolgi ise. Rong ei sõida, tšuh, mina Pärtel Peeter olen juht, las rattad teevad rattata, linnad jäägu autota. Saatejuhid on näitlejad Saara Nüganen ja Kait Kall. Meil on ikka külas, ongi Pss ja Maljukas ja Jüri Ratas ja isegi Ott Tänak ja ühesõnaga, et tuleb tummine õhtu. Vana aasta rooside sõja erisaates kohtuvad perekond Mask ja perekond Nägu ehk osavõtjad Maskisaatest ja Näosaatest. Ma arvan, tuleb väga lõbus saade, sellepärast, et see punt, kes täna koos on, need 8 inimest, need on üliedevad, nii et ma arvan, et ma ei saa seal suutki lahti teha, kõik üldsed tahavad ise rääkida. Ma olen olnud ühe korra selles rahva rollis, et ma olen täitnud neid küsimusi ja nüüd ma loodangi, et äkki mõni küsimus sealt tuleb, et siis ma vähemalt mäletan ehk, mis ma vastasin ja mul on nagu vähemalt üks vastus on olemas. Ma olen ikkagi varjatud blond, öeldakse kohuke vist selle kohta, eks ole. Et ma kindlasti võin sellistes kiiretes olukordades, kus hästi kiiresti peab vastama ikkagi väga lolli olukorda jääda, aga ma arvan, et seda vahvam võib-olla inimestel on vaadata, nii et ma pigem ei karda lolliks jääda, vaid pakume igasuguseid variante, nagu selles saates on oluline ja eks siis paistab, mis saab. Küsime Ann-Marleeni käest ka, et kuidas sina niimoodi laksust vastata oskad? Ma arvan, et mitte kõige paremini. Õnneks ma olen Birgitiga samas tiimis, nii et mul selles mõttes... Me mõlemad seal need aeglased olla, ausõna me mõlemad oleme aeglased. Uue aasta avapaugu annab täpselt 00:02 Kvikstaadi 30. tegutsemisaasta juubelikontsert.